Tere hommikust, armsad sõbrad! Kindlasti on paljudel teist kodus arvutid. Aga kes kunagi on üritanud endale poes seda kõige vingemat osta, see teab, et rõõmu tema kõigest jätkub vaid üürikeseks ajaks. Saate vaevu koju tuua, lahti pakkida, kui on müügis juba veel vägevam ja isegi odavama hinnaga arvuti. See ongi nii ja sellepärast, et arvutustehnika lihtsalt areneb sellise tormilise kiirusega. Juba 40 aastat on kehtinud seaduspärasus, mis ütleb, et iga 1–2 aastaga lähevad arvutid ligi 2 korda võimsamaks. Kui me nüüd arvuti sisemusse vaatame, siis koosneb ta sellistest pisikestest lülititest, mis iga lülitusega midagi kasulikku seal teevad. Mida rohkem on lüliteid ja mida kiiremini nad käivad, seda võimsam on ka arvuti. Kui me mõtleme hetkeks ennast üle 50 aasta tagusesse aega, siis olid sellisteks lülititeks raadiolambid. Sellised arvutid täitsid terveid spordihalle, võtsid voolu nii palju, et vajasid oma alajaama, kuid arvutusvõimsust oli neil kahjuks õige pisut võib-olla rohkem kui tänapäeva taskukalkulaatoritel. Seejärel mõeldi välja sellised väiksemad transistorid ning õige pea täiustati tehnoloogiat ja õpiti panema selliseid kaabuga mehikesi juba sadade ja tuhandete kaupa sellistesse paljude jalgadega mikroskeemidesse. Lõpuks läksid mikroskeemid lausa nii suureks, et kogu arvuti mõtlev osa mahtus neisse sisse ära. Selliseid mikroskeeme hakati nimetama protsessoriteks. Tänapäeva koduarvuti protsessoris on neid lüliteid juba üle 50 miljoni ja suudavad nad ennast edasi ja tagasi lülitada üle miljardeid kordi sekundis. Kõik see aga tähendab seda, et juhtmed, lülitid, transistorid, kõik need peavad olema imepisikesed seal sees. Mõned 10 kuni 100 nanomeetrid. Kes veel ei tea, siis nanomeeter on mõõtühik hästi väikeste asjade jaoks. 1 nanomeeter on kõigest 1 miljondik millimeetrit. Pole ju lihtne inimestel näha selliseid asju ega katsuda. Pole meie käed loodud tõstma üksikuid aatomeid ega molekule. Selliste väikese maailma probleemidega aga tegelevad nanotehnoloogid. Nanotehnoloogia on üks selline uus teadusharu, mis on välja kasvanud füüsikast, keemiast ja natuke ka bioloogiast. Nende teadlaste eesmärgiks ongi konstrueerida võimalikult väikeseid asju ja uurida nende omadusi. Kuna me oma käega ei suuda midagi teha ja silm ka ei seleta, siis võiks ju arvata, et võtame näiteks appi mikroskoobi. Kuid häda. Kahjuks ei ole selliste meile võib-olla koolist tuttavate optiliste mikroskoopidega nanomaailmas mitte kui midagi teha. Ja seda mitte sellepärast, et mikroskoop oleks must või tehases ebakorrektselt valmistatud. Lihtsalt nanomaailmas valitsevad erilised kvantseadused, mis ei luba mitte kunagi valgusega sellist mikroskoopi ehitadagi. Aga kus hädaõige suur, küll seal ka kuskil mõni lahendus leidub. Siin laua peal on mul üks Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi teadlaste poolt täiustatud ja konstrueeritud spetsiaalne aatomijõu mikroskoop. Sarnaste masinatega võib näha isegi üksikuid aatomeid. Kujutate ette, kui väike on üks aatom. Seda võiks võrrelda näiteks juuksekarvaga. Aatom on juuksekarvast väiksem niisama palju kordi, nagu juuksekarva läbimõõt on väiksem vahemaaga Tartust Elvasse. Kui kohutavalt pisike. No vaatame, mis siin sees on. Kui seda masinat hakata nüüd lähemalt uurima, siis tegelikult siin mitte midagi ei vaadatagi. Hoopis kombitakse, umbes nagu pimedad seda teevad. Ainult, et see sõrm, mis suudab kompida näiteks üksikuid aatomeid, peab ise ka ju olema imepisikene. Otsast võib olla kõige mõne aatomi suurune.
Loomulikult ma võin teile öelda, et siin see sõrm on, aga mitte midagi näha ei ole. Selle tarvis on aga samad meistrid ehitanud mudeli, mis on palju miljoneid kordi suurem. No vaatame. Nii, need siin on meie aatomid. Siin on aga pea, millega neid lugeda. Kui me nüüd seda pead liigutame, siis te näete seda laserkiirt siit. See suudab ära mõõta kõrguseid erinevates kohtades. Niimoodi liigutades võidakse ära skanneerida kogu pind ja arvuti poolt joonistada teile selliseid pilte, kus näete üksikuid aatomeid. See siin on tegelikult nanomaailma arvelaud. Nii on selliste samasuguste riistadega võib neid aatomid ka nügida, nagu te näete, mõnest kohast on nad ära nügitud. Aga nanotehnoloogid ei tegele sugugi mitte ainult arvutite arendamisega. Nii luuakse ka tegelikult näiteks uusi ja intelligentseid ravimeid, mis raviksid ainult haigeid kohti või siis riideid, mis ei määrduks. Juba praegu kasutame me päikesekreeme, kus on nanoosakesed. Igatahes areneda on veel palju, kuid inimese areng on loodusest veel kõvasti maas. Siin on üks selline lõbus pilt planktonist. See valge jutt näitab siin mõõtkava. See on kõigest 1000 korda väiksem kui 1 millimeeter. Loodus suudab selliseid pisikesi lõbusaid planktoneid luua ühe päevaga väga-väga palju. Inimesel kuluks nii väikese asja konstrueerimiseks aga meeletult kaua aega. Arendada on veel oi-oi kui kaugele. Aga sellega me tänaseks ka lõpetaksime. Teiega armsad televaatajad, kohtumiseni juba järgmistel nädalatel.